Nii, me tervitame teid, head inimesed. Me kuulsime ühte meeste laulu ja nüüd te näete praegu siin stuudios ka mõnda paari meest, kes kunagi aastaga oli siis 2017. Nüüd me oleme juba, kui palju edasi läinud. Ja täna stuudios on siis, me räägime Gideonidest. Et see on üks selline liikumine. Võib-olla te tutvustategi meile siin kõigepealt, kus see alguse sai ja mis sellega üldse on. Ma leidsin mingisuguse Gideonide lehe ka. Sul on Jaanis seal. Et Jaanis Prii on siis stuudios ja Steven Blauers. Aga ta räägib eesti keelt isegi. Nii et tere tulemast meie stuudiosse siin. Suure pere isa, Jaanis. Mina olen väikse pere isa. Okei. Nii, aga Gideonid on sellised tegelased, kes poetavad nagu salaja piibleid kuskile. Ma olen nii aru saanud. Aga kuidas sa nii aru hakkad? Et ma tean, et kui ma olen kuskil, ma ei mäleta, ma käisin Lätis ühes hotellis. Tavaliselt, ma olen aru saanud, et need Gideonid on sellised vennad, kes poetavad hotellidesse väikseid piibleid. Et selliseid. Ja, hotellidesse me tegelikult poetame suuremaid piibleid, mitte väikseid. Aga põhimõtteliselt on sul õigus. Me hotellidele kingime neid, jah. Jah, vot. Aga Jaanis, võib-olla või sul on see eesti keel natukene parem vist kui temal, et ei ole vahet. On. Või kas sa natukene või räägite meile, sina tead ka, et kust see värk üldse algas, et mis asi, mis tegelased need Gideonid on? Kuna see algas Steveni kodumaalt, siis ma hoopis, annaks otsa temale, jah. Okei. Räägite. See loo algas ühes hotellis, kus lääne pool USA-s 125 aasta tagasi nüüd. Ja see juhtus nii, et üks õhtul 2 erimeest saabusid sama ajal ja üks tuba oli ainult järgi. Ja see oli aeg, kus see oli 1899 ja see oli aeg, kus hotellid ei olnud nii palju kui praegu. Ja siis paluti, kas neil oleks nõus jagada see sama viimane tuba. Ja üks neist oli lubanud oma vanema, et ta loeks piiblit iga päev. Aga ta mõttes, kas ta ei tahtnud segada selle teine meest, aga varsti neid sai teada, et need mõlemad tahtsid lugeda ja siis neid lugesid koos. Ja sellest tuli soov, neid said kokku pärast ja tuli soov, et oleks vaja organisatsioon, mis võimaldab, mis paigaldab, trükib ja paigaldab Jumala sõna igas hotelli toas. Ja see oleks nagu liit või ühing erimehed, kristliku erimehed ja mis see on, ametimehed ja see tegelikult ei alustanud kohe trükkimisega, ei jõudnud. Alguses oli lihtsalt selline selts kristlastes, kes kasvas, aga see algas niimoodi, et kuuluti välja ja oli üks metodisti kirik, kes oli kes võimandas seda, aga see ei ole kunagi olnud ühe konfessiooni oma, see on alati olnud ilma konfessioonita vahelist.
organisatsiooni. Ja kuulutati välja ja tuli kohal 3 meest. Ja sellepärast või sellest tuli selle nimi Gideonid. Aga esimese 15 aastat oli rohkem Jumala sõna kuulutamine, mis me nimetame evangelatsiooni ja isikliku evangelatsiooni tänapäev, mis on viimase ajal populaarsemaks saanud. Ja siis neid sai trükkida väga uhkeid piiblit. Kaaned olid neid terve kaan täis, et keegi ei viiks minema nii kõrget, sest neil oli kailid. Et neid pidi olema igas toas, et inimene saab lugeda. Hästi suured piiblid, et neid ei saaks salaja välja viia, jah? No, enam-vähem, kui sa näed pildi neid, siis on päris uhked nahkaantega ja niimoodi hakati hotellitubades neid täitma. Aga nüüd on ajad nagu muutunud, et nüüd on Gideoni piiblid hästi pisikesed hoopis. Need samad hotelli piiblid tegelikult, mis ma näitasin, et see on ikka suur, eks ju, et ma arvan, et sama suur kui enamikel meil kodus Kas hotellis ongi sellised, jah? Ja, hotellis on sellised, aga kuna see siin on 3-keelne, on soome, rootsi ja inglise keel. Kas seal on ainult Uus Testament? Jah, see on Uus Testament ja tegelikult me jagamegi meie mõttes see piibel ongi Uus Testament selles valguses, et kuidas öelda, et see on nagu see on ka kristluse nii-öelda põhi ja alus, eks ju, ja algus, et täismahus piiblit lihtsalt me ilmselt trükkimine oleks märksa mahukam, eks ju. Et nii, et see on Uus Testament ja siis seal hotellis on ta meil siin Eestis tavaliselt siis mõned võõrkeele variandid, eks ju, ja eestikeelne siis kõrval. Et ehk on 2 Uut Testamenti siis seal. Oota, tähendab, ma saan aru, et siis Gideonid trükivad ise nagu piibleid või see organisatsioon. Ja. See on ülemaailmne organisatsioon ja ma vaatasin ma näitan teile korraks seda Gideonide põhi kodulehte. Väga kiretu, siin palju informatsiooni ei ole, aga siin ütleb näiteks seda, et Gideoniks võetakse vastu kristlikke ärimehi ja oskustöölisi. Nii et te olete siis kas oskustöölised või ärimehed siin. Et see on selline salaorganisatsioon, on ju. Mis see sala on? Aga vaata edaspidi, see on arendamisel, et see kodulehe. Siin ei olegi rohkem, ma vaatan, ma näitan, see on nagu Aladini lambikene siin või? See ongi Gideonide lamp, jah. Gideoni õlilamp ja see on siis meie sümbol rahvusvaheliselt ka, eks ju, sellel samal piiblil ka, eks ju, mis ma näitasin, on see ja nendel on kõigil see lampi märk on. Nii et see aasta oli 1899. Jah, et algas see pihta ja nüüd on, kui ma algul näitasin seda laulu, kus te seal laulsite 2017, see oli Saaremaal, eks ole? See oli Saaremaal. Ja kuidas on praegu Gideoni ridadega näiteks siin Saaremaal? Read on umbes samad, selles mõttes samad, et meid on umbes sama palju, mõned on igavikuteele lahkunud ja mõned on juurde tulnud, meid ei ole, ütleme nii, et meid ei ole väga palju ja tegelikult see ongi see, et kuna seda tööd on, tegelikult võib öelda, seda tööd on lõputa. Nagu missioonitööd üldse on lõputa, eks ju, et igaüks saaks seda teha siis, kuna Gideonid on mehed, aga abikaasad on Gideonide toetajaliikmed, ehk nad saavad ka olla, on selline nii-öelda haru meil, eks ju, siis kuna Gideonid on mehed, siis kõik koguduse liikmed, kes on
mehed ja tahaksid teha seda tööd, millest me siin räägime, ehk seda piiblit jagada, et ta oleks kättesaadav, siis on teretulnud ja oodatud. Seda küll, aga vaata, ta peab olema kas ärimees või oskustööline. Jaa, aga ma arvan, et aga kõik mehed on oskustööline. Ja just, et selles mõttes saab öelda, et ei ole piiratud. Et meil on jah olnud diskussiooni, et ametimehed. No jah, et mis ärimehed, ametimehed, oskustöölised, et noh, tegelikult võib öelda, et kõik mehed põhimõtteliselt. Ja professionaalid. Jah, kes midagi teha oskavad. Nii, ja Eestil on oma organisatsioon siis üle-eestiline, eks ole, ka. Kes seda juhib, sina? Vent Blauers? Päris oma organisatsioon ei ole, see on see sama organisatsioon, mis sa näed. No see on üleilmne organisatsioon. Aga igas riigis on Eesti aru, jah. Eesti aru on ikka olemas. Eesti aru on, jah. Just. Ja tema juhib või? Juhi, mina olen koordinaator. Ta koordineerib. Kõige kõrgem ülemus on teil? See on täiesti üleval, on kõige kõrgem ülemus meil. Ja. Nii et teil ongi nagu koordinaatorid siis. Nii, kuidas Eestis üldse praegu lood on? Kas teil piibleid jagub või kuidas sellega lood on eestikeelsed piibleid? Mõni paar piiblit ainult? Paar sortimenti on vaja teil juurde saada, aga üldiselt on jätkuvat, piisavat on vaja. Oota, aga mis tõlke piibel teil on? Teil on Uus Testament, eks ole. Kas see on 68. aasta tõlge? Või midagi uuemat ja hullemat? Uuemat ja olemat. No uuemad tõlked on, nende sõnastus on kuidagi imelikumaks läinud mu arust. Aga mis tähendab, mis aasta tõlge see on? Sa ei teagi? See on see sama, mis oli kunagi see siis see on ikka see 68. aasta. Jah, see rahvusvaheline piibliselts, mis selle tõlkis, noh, siin on, jah, meil ei ole seda kõige uuemat Eesti piibliseltsi tõlget, mida me ei saa kasutada. Peagi olema, aga see on ju väga normaalne. See on kõige klassikalisem tegelikult, jah. Nii, et tähendab, et teil jätkub seda siis? Jah, aga see on ka see rahvusvahelise oma, see on uuendatud, see on see ongi selline pisikene, eks ole. See on, no tegelikult ongi kus te sellised väiksed siis jagate, kui sa ütlesid, et kooliõpilastele, kõige rohkem kooliõpilastele. Aga ka näiteks sõduritele. Oota, näita mulle, kui suur tekst siin on, et kas minu kooliõpilastel on nagu teravad silmad, eks ole, et nemad näevad. 2010. 2010 on trükitud. Seal on nii, et need, mis me näiteks hooldekodudes jagame, kus on vanemad inimesed, siis ongi siuke suurem, mul seda praegu hetkel kaasas ei ole, aga see on siuke suur piibel ja seal on suurem kiri ka. Piibel ja psalmid, ma vaatan, eks ole. Jah, Uus Testament ja psalmid. Nii et jah, et need on erinevad formaadid ja noh, näiteks meditsiinitöötajatele me jagame selliseid valgeid. Ja. Nii et see käib tal kenasti rinnataskus. See on päris peenike trükk. See on sama Uus Testament ja psalmid. Ja, see on sama Uus Testament ja psalmid, päris natuke isegi peenem trükk kui see õpilaste oma, jah, aga noh, lugeda näeb ja nii. Peabki olema, et ei oleks liiga raske, et sul on taskus kogu aeg. Nii, aga nüüd tähendab, ma mõtlen, see praktiline värk siin Eestimaal näiteks, et kuidas üldine suhtumine näib olevat praegu, et te lähete näiteks, lähete haiglasse ja ütlete, et me oleme mingid omapärased tegelased ja tahame teile piibleid jagada, et kuidas üldine suhtumine nagu praegu tundub olevat? Haiglates on kord muutunud, ei ole enam pearstid, aga see on nagu eriettevõtjad ja kõrgem on siis kõrgem medõde.
meditsiinilised enemustel. Aga see suhtub erineva haigla suhtumist, aga üldiselt need eripoisid ei taha sellega tegeleda või kuulda, siis neid saadavad siis oleks pidanud ütlema poisid. Nii, sa tead... Saadavad siis õdedele või kuidas see värk on? Jah, see on nii nagu on palju, haiglaid on erinevaid, on ka seda suhtumist on erinevad. Aga tegelikult, mitte ainult haiglates, näiteks koolides suhtumised on väga erinevad. Hotellides täpselt sama lugu, mõni hotell ütleb, et ei, me ei võta siukest, meil ei ole üldse, ei tohi raamatut olla seal toas või siis, et meil on, ma ei tea, ilukirjanduseks. Ja haiglatega täpselt sama lugu, et sageli jah, kahjuks ei ole õnnestunud nii kokku leppida, et see testament saab olla igas kapis. Alati nii ei õnnestu. Siis nad ütlevad, et näete, et meil on mingid sanitaarreeglid, me ei saa koristada, eks ju, me peame seda kappi iga päev pühkima ja koristama, et vaadake, et meil on siin koridori peal on riiul, pange sinna riiulisse, igaüks saab võtta, eks ju, ja lugeda. Ja siis ongi nii ja naa, nii et ta on erinevalt natukene, kuhu saame, aga näiteks ja muidugi siis eraldi veel, eks ju, kuna Kuressaare haigla, ma toon näite, haiglas on ka hooldekodus, siis ka hooldekodus on nad olemas, eks ju, ja siis, aga siis ongi jälle nii, et nad on seal ja siis nad koristatakse ära, sest haigla teeb näiteks remondi järgmine aasta. Siis nad viivad kõik selle riiuli välja ja kõik need raamatud viskavad ära enam-vähem näitlikult öeldes ja siis tuleb uuesti sinna minna, nii et see töö ei lõppe mitte kunagi. Aga näiteks ma arvan, et tähendab see haiglas ikkagi ta vist võib-olla oleneb peaarstist või tema, kes juhendab vägesid. Oleneb, jah, kes see juhatab. Näiteks Kuressaares peaks olema suht normaalne peaarst, minu arust. Ei, Kuressaares ongi normaalne, selles mõttes, et meil on seal, Kuressaare on meil muidugi hästi õnnelikult selles mõttes ka, et meie üks vend, Veljo Puujalg, töötab Kuressaare haiglas, ta teab, mis seal on olukord, eks ju, ja kuidas need asjad on, aga ütleme niiviisi, et et alati on see küsimus, et meie tahaksime, et oleks inimesele võimalikult lähedal, aga siis õed ütlevad, et vaata ikkagi kappi ei pane, eks ju, ja nii edasi. Aga vähemalt sa saad kuskilt nagu kätte. Üldiselt haiglad ja hooldekodud on kõigi avatum kohad ja nendega saab alati läbi rääkida, lahendus leida ja see ei ole nii, aga tegelikult teil on koolide jaoks, eks ole, eraldi piibel. Just, oota, need on tõlgitud ikkagi kuskil välismaal, on ju? Ei, ta on ikkagi, ei ole, see on ikkagi see sama vana Eesti. Kust te raha saate selle jaoks? Trükkimisest. Jah, trükitakse välismaal. Trükitakse välismaal? Neid on Soomes? Soomes on Gideonide selts olemas. Miklitrükk samas, siin samas Soome. Aga Gideonidele peab ka kuskil raha tulema? Jaa. Kogume. Jah? Käime ja korjame kogudustes. Kui me käime tutvustame ja räägime, siis me teeme ka korjanduse ja selle karbi raha läheb piibete trükkimiseks. Ongi nii? Just. Ja see on ainult puhta trükkimiseks, see läheb 100% trükkimiseks. Ja trükitakse kuskil Ameerikas siis, jah? Või Soomes? Ei, see suhtub, mis maal ja mis... need piiblid on kust trükitud? Neid on Miklis, Soomes. Mikkelis, jah. Ja ma arvan, et põhiliselt soomlaste raha eest ka äkki? Ei. Soome on tegelikult ära iseseisev riik. Seda küll. Sellest Gideonide mõttes ka. Gideoni organisatsioonis, see on väga suur bürokraatia. See Gideoni organisatsiooni ka, et on 125 aastat, siis
no on. Et Soomes on niisugune suur Gideonide organisatsioon siis, jah? Oma ette täiesti. See, mis Steven ütles, et Soome on iseseisev. Eesti Gideonid selles mõttes ei ole iseseisvad, nagu soomlased on. Sest meid on nii vähe, et me ei suuda me ei suuda nii palju raha koguda, et oma jaoks kõik testamendid trükkida, mis Eestis ära kuluvad. Pluss, eks ju, muud kulud. Nii et meie saame sellest suurest rahvusvahelisest potist ka seda trükikulule katet, eks ju. Ja. Nii, aga see, mis te praegu teete näiteks, eks ole, te lähete koolidesse või kus iganes, siis iga mees on ikka oma rahakoti peal, et seal keegi teid ei aita, et lähete kuskile, Jaanis, sina elad Saaremaal ja siis sa lähed kuskile mandrile piibleid jagama, siis sa pead ikka enda rahakotid kergitama. Ikka oma rahakoti. Ja aga üldiselt iga vennaskond ikka on piirkond, jah. On oma piirkonnas ka vastutav. Tähendab, see on seda, et Saaremaal käib oma töö. Just. Nii. Haapsalus käib oma töö, Pärnus käib oma töö. Ja igal pool on oma organisatsioonid väikesed, jah. Neil on oma seisvad vennaskonnad. Jah. Need vennaskonnad, aga ütleme tõesti on, Eestis on ka selliseid piirkondi, kus nagu seda enda oma nagu, kuidas öelda, ei ole, võiks olla, aga ei ole. Ja ütleme, et selle pärast me teeme ka tööd, et neid veel juurde tekiks, neid vennaskondi võiks olla märksa rohkem. Jah. Nii, aga kas, vaata, Eestis on üldiselt ju nii, et sa võid ju piibli, lähed poodi ja ostad piibli, on ju. Või igas kodus peaks piibel olema või ei ole? Peaks, aga pole. Aga kui palju, mis osa terve Eesti elava rahvast aru saab, et viibe peab olema kodus? Nojah, nii. Siis tähendab või et see on üldse kuulnud piiblist või Jeesusest. Just. Nüüd ongi üks väga hea koht on kool, eks ole, kuhu kooli lähevad kõik ju, vaata. Kooli lähevad igasugused värvilise lipu tegelased ka, on ju. Just. Ja neid lastakse sinna hästi sisse, ma arvan. Ei, ma arvan, et selles sa mõtled, kui ta on õpilane, siis ta loomulikult saab kooli. Aga ei, ma mõtlen, et värvilise need, kes lähevad propagandas tegema. Ma saan aru. Need kõik te võite oma uks sugu pannakse lukku ja sind ei lasta kooli. Nii nagu meid ei lasta. Tähendab, mina olen nii aru saanud, et koolid peavadki olema selles mõttes proovida olla neutraalsed, et kui nad lasevad värvilised lipud sisse, siis nad peavad ka meid sisse laskma. Aga nad ei lase kedagi sisse. Ongi nii? Just. See on sageli niiviisi, jah. Ei, mina olen saanud aru, et üldine riiklik poliitika on nii, et värvilised tuleb sisse lasta ja teiesugused tuleb välja jätta. No ei ole sellist poliitikat tegelikult, sellist asja kirjas ei ole. Kirjas ei ole, aga nagu vaikimisi nagu oleks. Ma ei tea, kas ta on vaikimisi, ma ei ole käinud. Ei mõtle, et oleks otse poliitilist asi, aga neid, kes tahavad öelda, et ei lase keegi, neid kipuvad tegelikult lubama neid, kes on altpoolt rohkem. Rohkem ikkagi on ju. No ikkagi, ütleme, kui see riiklik poliitika on nagu sinna poole kaldu, eks ole, siis kool julgeb rohkem lasta neid hullusid sinna sisse ja teid jätta välja. Üldiselt. Seda vahel juhtub, ja see sõltub muidugi, kuna koolile on antud vabadus tegelikult ikkagi otsustada. On ikka antud. No põhimõtteliselt oleneb direktorist on ju. Ja mitte ainult direktorist. Tavaliselt on nii, et kui sa helistad direktorile, et me tuleks nüüd teile... Nii? Direktorid ju, koolidirektorid enamik meid teavad. Me oleme ju Eestis jaganud 90, mis meil oli see 90
kui 92 sai vist algus üldse Eestis, kui Eesti taasiseseisvus. Nad teavad meid, ka Saaremaal koolidirektorid teavad meid, eks ju, aga direktor ei julge seda otsustada ja siis ta ütleb, et ma pean seda hoolekoguga arutama. Nii, siis läheb aega, siis nad arutavad hoolekoguga ja siis see asi kukub laua pealt vahel maha, eks. Kuidas Saaremaal on? Nii ja naa. Ongi nii, jah? See ongi Saaremaal. Nii, seda küll. Nii ja naa. Täpselt, kuidas juhtub, nii on. Aga Steven on nagu, ma sain aru, sa oled koordinaator, siis sa tead kõiki asju, mis Eestimaal toimub. Tõenäoliselt rohkem kui teised. Nii, ja kuidas Eestimaal siis tundub koolide suhtes? No kui räägi sellest Jaanise näidis, et ja me oleme selle kogenud üks Hagudi väike koht Rapla Kohila vahel. See on mõni aasta tagasi, oli meesdirektor ja tema ka ütles, et tuleb rääkida holokoguga või üks neist. Ja siis ta on erinevad variandid, korja terve kool kokku, kui on väiksem kool või osakool või klassides ja kolm erinevad varianti. Aga tema otsustas üks päev, kui oli terve klass suure saalis ja tema oli kohal, luges pärast seda, kui hoolekogu oli siis otsustanud ja selle heaks ja tema oli selline huvitav, selline väljend ma ei varem kuulnud, aga tema rääkis terve koolile, õpetajad ja terve kool, et see on ranged vabatahtlikud. Nii? ja võtsid väga hästi terve kool. Tähendab, kooli õpilased olid nagu saalis, eks ole? Terve kool, jah. Aga see on tema valik. Üks teine hea näidis, mis enne seda tuli meil, oli Pärnus. Oli tavaliselt, nagu Jaanis mainis, et üldiselt kui selline valik öeldakse, et hoolekogu või volikogu või mis neid kogud on, vanemate kogu. Ja siis üldiselt on üks või kaks inimest seal, kel on kõvam hääl ja ülejäänud vaikivad ja asi kukub ära. Enemus lähevad niimoodi, mis tema nimetas lau pealt ära. Aga Pärnus oli üks ilus kool, just remontisi seda uuesti vana maja. Ja seal oli üks õpetaja ja mõni veel. Pärast oli kuulda, et nendel hääl jäi peale. Ja nemad ütlesid, et see on liiga väärtuslik asi, et seda ei tohi niisama paari minutiga, 5 minuti on liiga vähe, et me lubame ainult siis, kui sa tuled ja räägid iga klassile pool tundi. Siis tähendab seda, et kaks klassi ühes klassitunnis. Ja võttis aega selle kooli läbida. Aga see oli nii, siis lapsed saavad küsida, uurida, mis asi see on, siis ei ole selle probleem, et mõni ütlevad, et neid ei hinda seda ja keegi viskab prügikasti ja sellepärast ei tohi enam jagada. Ei, meil on küllumisprintsiipi, aga see on sellepärast, et neid ei oska hinnata, sest neid ei tea, mis asi see on. Hiljati oli üks kool eelmise aasta, kus meie Gideoni vend alustas niiviisi klassis. Mis asi see on? 5 klassi lapsed. Kas oskad öelda, mis on? Mis asi see on? Ja siis hakkas, ei tea, aga kõik vaatavad põnevusega, et mis see raamat on. Ja siis räägis neil ilusti, et see on Jumala sõna, see räägib Jeesusest ja nii edasi.
ja siis lõpuks ütleb, kes on, kes tõi. Ja kes ei tahaks seda niiviisi jagada, Jumala sõna. Aga tähendab, ikkagi on üksikud, see, mis sa praegu siin meile tõid, see oli üksik juhtum, kus nii positiivselt vastu võeti koolis. Jaa. Aga üldiselt on ju, te lähete kooli, et kuidas te saate siis seal näiteks, ta ikkagi lubab, et tulge kuidagi moodi. Ja siis te lähete kooli, mis siis juhtuma hakkab? Kuidas te seda teete? No eks me teemegi seda erinevalt, et tõesti on ka sellised häid olukordi, kus me saame igas klassis natuke rääkida. Tegelikult meil standard näeb ette umbes veerand tundi klassile rääkida ja tutvustada seda piiblit ja öelda, et see on siis igaühele vabatahtlik, kes tahab, see võtab, et me jagame nüüd ja see on muidugi kõige parem ja sedasi ta on ka tegelikult algusaegadel oli Saaremaal peaaegu igal pool. Nüüd aga pealinnas ei tahetud 15 minutit. Oota, tähendab, et sa said nagu klassi minna? Jaa. Kõikides koolides me käisime klassides. Ja sa võtsid lihtsalt piibli ja siis igaühele andsid ja võtsid vastu ka. Ja võtsid vastu ka. Ja mõni vahel ei võtnud, aga enamik võtsid. Üldiselt oli saatja kooli poolt, et õppealajuhataja või keegi, kes oli delegeeritud selle. Aga sa said ikka natukene rääkida ka, mis värk see on. Seda ikka on olnud. Ja ütleme nii, et siis aja jooksul tavaliselt läks see siis niiviisi, et kool võeti saali kokku, siis me rääkisime ja jagasime. Lihtsalt mitte klassist klassi, vaid saalis. Seda aeg-ajalt ikka ju saab ka praegu teha, eks ju. Nüüd sõltub tõesti kooli juhtkonnast, eks ju. Aga siis sellised halvemad näited on see, et ikkagi öeldakse, et me ei taha teid. Me ei taha, et te tulete. Ja siis me ütleme, et aga vaadake, et avalikul territooriumil me võime jagada, ehk me siis jagame teie lastele kooliväravas. Kooliväravas, jah. Ja nii oleme ka jaganud siin just eelmise aasta. Jah, nii talvel kui kevadel, eks ju. Oleme seda koolide väravas jaganud, eks ju. Ja siis, aga ongi nii, et ühte kooli sa saad sisse ja siis mõnda jälle ei saa, eks. Et see on täiesti aga see on viimane variant, me ei taha seda teha. Täna, me oleme seda pisut viimane variant on see, et õues jagad. Just see viimane variant. Me tahame igati võimalikult koostöö teha kooli juhtkonnaga ja püüame seda saavutada. Ja tegelikult on nii, et kui nüüd mõni lapsevanem kuuleb seda, et me jagame lastele, siis eriti hea oleks muidugi see ja ma arvan, et Soomes ja seal, kus on Gideonide traditsioon väga pikk, seal ka seda aeg-ajalt nii juhtub, et kool ise kutsub, jah, me on olemas, sa ise leidsid meie lehe, siin on kontaktid ja tegelikult on kõigil koolidel, me ju kõigepealt saadame koolile kirja, kes me oleme, et me nüüd tahame tulla. See kooliga kokkuleppimine võtab ka vahel kuu aega, eks ju, et saada see õige aeg ja sobiv aeg ja nii edasi. Et see kontakt on olemas, et kui mõni lapsevanem näeb, et me seda teeme ja tahaks, et me tuleks tema kooli jagama, ja ta lepivad seal hoolekogus ja õpetajatega kokku, et siuke võimalus on, siis me kindlasti ju hea meelega tuleme, eks ju. Et see sõltub ka lapsevanemate suhtumisest palju. Aga kui nüüd võtame nagu üldse, te olete mitu aastat te olete nüüd tegutsenud siin Eestis? Tema on rohkem kui mina. Sina? Ma ütlesin, et mina vist olen ma arvan, et aastast äkki 98 või 9, nii et ütleme, et 30 aastat kindlasti oleme tegutsenud. Nii? Jah, nii. Kui nüüd võtta nagu, eks ole, aeg on läinud, ütleme see aastad, kas suhtumine on kuidagi moodi muutunud
no seda ma räägin, ei, et ta on muutunud pigem, ma ei ütle isegi negatiivsemaks, ta on muutunud pigem koolide mõttes ettevaatlikumaks, ütleme, olgem sedasi. Et koolidirektor, koolijuhtkond on ettevaatlik, kardab seda, et kui mõni lapsevanemale ei meeldi see, no vaat siis... No mis ta teha saab? Ei no ta tõstatab siis selle seal, et miks asi toimus. Jah, aga meil on ju usuvabadus ju. No just. Aga 1-2 sellised, kes teebki ära, siis paneb kinni kõikide jaoks. Ei, ega siis, kas koolidirektor siis peab kohe kartma seda, jah? Kardavad, jah. No kardavad, ei pea kartma. Nagu nõukogude aeg oleks juba siis või mõnes kohas. No seda ma nõukogude ajal siin ei elanud. Aga mõni nimetavad 90 aastat nõukogude ajal, aga minu määrast see on teist. Nii, te ütlesite, et on suur töö on ees. Tähendab, et te olete nüüd aastaid seda teinud ja ikka on vaja veel kellelgi jagada või uued põlvkonnad tulevad peale, jah? Just. Uued põlvkonnad tähendab seda, et on terve piirkonnad, kes ei ole saanud see on ka veel kõik tegemata, jah? Mitu põlvkond ei ole saanud ja siis on põlvkonnad, kes on saanud pikem muu asjad asemel, kui saanud Jumal sõna kätte. Ja see on väga suur nuhtlus selle rahvale, selle maale. Ja minu süda ainult nutab, kui ma sõidan ringi, ma näen seda kool, terve Eestis igal pool. Ja ma tean, millal viimane kord, et see kool ei jagatud. Mõnikord on, ei tahaks öelda neid numbrid. 15 aastat, 10 aastat, rohkem. Ja ma ei saa mitte midagi teha, ma ei jõu igal pool. Oota, aga tähendab, koolis on erinevad klassid, on ju? Ja. Et kas seal on teil ka mingi süsteem, et kas mingi abiturientidele tegelikult või? No tegelikult on nii, et me jagame siis koolis kõigile, kui võimalik on. Esimesest klassist alates? Ei, ma tahtsingi öelda, et me tavaliselt algklassidele 1., 2., 3. ei jaga, aga tegelikult ongi nii, et kui me saame oma tööd teha hästi süstemaatiliselt, siis ju see tähendab seda, et me võiksime täiesti normaalne on, kui me jõuame igasse kooli 2-3 aasta tagant jälle uuesti. Sest õpilased ju liiguvad ja vahetuvad ja nii edasi. Ja need samad algklassi lapsed on jõudnud siis juba 4. või 5. klassi ja siis nad saavad sealt selle. Ehk ütleme, et see, et päris väikestele, ta võib-olla ei hinda seda kohe nii ja ei saa aru sellest, et sellepärast me tavaliselt algklassidele ei pruugi jagada seda, aga mujal loomulikult ja siis nagu sa ütled abiturientidele kindlasti. No ma pean ütlema, üldkord on, et Gideonite poolt, et peale võiks olla 4. aga see ja võiks olla esimestest. Aga see suhtub direktorist. Ametlikult me ei jaga 4. või alates 4. üles. Ja ideaalselt on, et neid on jagatud nii, et nagu meil mõni on seal meie piirkonnas seal Põhjamaal, et tuleb minna ainult kord aastas ja jagada, seal on 5. klassitele. Ja me oleme hoidnud seda, ja see on see ideaalis, siis ei ole seda, siis on palju kergem. Kogu seda asi on, kuidas kergendada direktoritele, et neid ei pea kartma. Ja kui see on niimoodi tehtud, et jagada ainult 1 klassi üle kord aastas, siis see võtab seda suur... Siis on selline järjepidevus olemas. Just, et alates iga aasta jälle see 4. klass ja teisi me ei pea tervet kooli tülitama nii-öelda. Aga kui me ei ole tõesti seal nüüd, ma ei tea, 5 aastat jaganud, siis me loomulikult tahaksime jagada seda kõigile, sest neil ju seda ei ole. No vot, selline
selline asi on siis praegu, tähendab, ma saan aru, et teil on, ütleme, Gideonidel on 3 sellist, üks on haiglad, siis on koolid ja mis seal veel oli siis? Sõjaväeosad. Veel tuleb juurde. Sõjaväeosad, vanglad. Nii. Ja, kui palju tegelikult, eks ole. Ja koolidega on õppeasutusi, mis koolid ülikoolid ja koole on ju erinevad ülikoolid ja siis hotellid ja hotellid ka. Vaata, kui palju tegelikult see on tohutu töö tegelikult. Aga teil peab ikka tonnide viisi olema ju piibleid. Ja riigiametnikud. Riigiametnikud ka, jah. Piibleid meil ongi tonnide viisi. Ongi. Ütleme nii, et meil ei ole, üldiselt ei ole meil piibli puuduse pärast jagamine kunagi ära jäänud. Mitte kunagi. Jah, mitte kunagi ei ole ära jäänud piibli puuduse pärast. Aga et ladu on piisavad varud, selles ei piisa. On vaja mehed, kes seda jagavad. Võtavad neid seal laost ja ületavad rahvale, kes ootavad ja kes ilma jäävad. Nii, ma saan aru, et tegelikult oleks vaja kristlikke ärimehi ja oskustöölisi juurde. Jaa, kindlasti. Saaremaale ka, jah? Jaa, ka kindlasti Saaremaale, igale poole. Ja Pärnu. Ja igale poole. Tähendab, et aga kudamoodi seda nüüd praktiliselt kõik peaksid võtma nagu sinuga ühendust? Või kudamoodi see värk on? Või ükskõik mis Gideon, aga võib vabalt minuga ühendus võtta. Jaanis on või Jaanisega. Jaanis on aga on teil mingi, vaatas, teil sellist koduleht ei ole, kus on nagu need andmed kirjas? Ja tegelikult see, kus sa olid, seal on vaata kontaktid, seal on olemas, seal on kindlasti Steveni. Sa mõtled siin või? Vaat seal üleval paremal. Kontakt, nii, kohe vaatame. Siin on, kuhu võib kirjutada. Siin on info@gideon.ee. Ja see jõuab. Ongi ainult see. Ja see jõuab Stevenile. Jõuab või? Just, ja siis, aga seal siis, kus enne olid, kus sa nüüd tagasi lähed, seal all on ka Steveni kontaktid. On või? On, jah. Oota, kohe ma lähen krõps tagasi. Keri nüüd seda edasi. Nii? Näed, seal kõige all on, näed, kontaktisik, Steven, seal on telefon ja meiliaadress. Kontakt on, jah, Steven Blauers, Eesti rahvuslik koordinaator. Isegi telefon on olemas. Nii on. Ja ma võin oma telefoni öelda. See on 52 019 67, kes tahab kirja panna, 52 019 67, mulle võib kas või öösel helistada, et ma tahan Gideoniks saada, sest neid, kes helistavad öösel, neid on nii vähe, et see ei ole probleem. Mine tea. No vaatame. Mul oleks hea meel. Siis oleks selline asi, mis minu abikaasa nimetaks head probleemid. Siis oleks head probleemid. Just. Nii et selline tohutu töö on veel ees, siis piiblite jagamise mõttes. Ma tahtsin öelda, et Jaanis on üks teine roll rahvuskabinetil, tema on mis ta on? Liikmelisuse koordinaator. Tähendab, et sina oled see, sa vaatad, kas see on normaalne tegelane, keda oma salaorganisatsiooni vastu võtta. No tegelikult jah, ma otse ei vaata, seal on nii, et on vaja, nii ta peab olema koguduse liige, eks ju, ta peab olema, selles mõttes, kui nüüd täpselt olla, siis ta peab olema esiteks ta peab olema mees. Jah, mees ja protestantliku koguduse liige selles mõttes, et õigeusu koguduse liikmed ei saa olla Gideonid. Ongi nii? Mis nendele ta on? No see on pikem jutt, aga lihtsalt on nii kujunenud. Aga kõik... See ei suhtu mees, see on väga vana eluline. Aga kõik protestantlikud, selles mõttes, et mitte ainult ju luterlis või katoliiklased ei ole? Ei kuulu sinna? Katoliiklased, jah.
ka ei ole, jah. Kelle vastu protesteerib. Just. Aga no ütleme, Eestis siiski enamik on ju protestantlikud kirikud. Nii et ta peab olema seal koguduse liige ja siis ta saab, teeb avalduse ja siis aga võib mõnida, mis on neid Nii, mis veel teil on? Mis on mis veel on vaja? Mis ta on? No jah, selles mõttes, et ta peab need on kõige olulisemad, et ta on mees ja ta on koguduse liige ja ta tahab siis seda Gideonide tööd teha, eks ju. Et ta on Jumala laps. Just. Ja ta on Jeesus vastu võtnud. Nii. Ja usub, et piibel on inspireeritud Jumala sõna. Amen. Ja see on seal liikmesastumise avaldusel kirjas, et ma kinnitan seda. Aga ütleme nii, et kas seal ikka tuleb avaldus ka teha, mitte nii, et ma helistan sulle aga avalduse saab teha, ma saadan meili ja sa saad selle teha elektrooniliselt aga ütleme nii, et ma lihtsalt eeldan seda, et kui inimene tahab tulla Gideoniks ja on koguduse liige, siis ta loodetavasti kõiki neid nõudeid selles mõttes täidab, et ta usub. Aga mis koormised talle endale tulevad siis näiteks? Ma teen ennast Gideonist. On kaks koormist. Nii? Üks on see, kas teil on mingisugune aastamaks ka või? On soovitav teha seda Gideonide tööd. Loomulikult meil taha ju kellegile laduda seda koormaks. See on midagi taolist, nii nagu on Jehova tunnistajad, siis on käite mööda ringi ja jagate. Ei ole see. No me ei jaga ju igal pool. Te ei jaga igal pool. Gideonitel on aastamaks. Meil on aastamaks ka. On, jah? Aga see ei ole väga suur. Üks vend ütles, et seda ta tahtis teha sellise töö Jumalale, kus ta peab ise maksma. Nii? Sellised, et aga mingi, tähendab, minu arust, kas Luteri kirikus on ka mingi aastamaks? No, ikka on ju. Et ma arvan, et enam kirikutes ei, meie koguduses küll aastamaksu ei ole. Vabatahtlik annetus on. No jah, aga see, ega Luteri kirikus ka keegi, ma arvan, et kui sa maksad isegi euro oma seda maksu ära, siis sind välja ei heidata, eks ju. Aga kui ei maksa, siis heidetakse? No ma ütlen, kui üldse ei maksa, siis sa kaod ära sealt nimekirjast. Nii, päevas ei saa enam õnne. Aga näiteks minuga on juhtunud nii, et ma ükskord maksin 2 aastat järjest ehk ette nagu ja siis 1 aasta ei maksnud, eks ju. Nii. Aga ja siis oli ka probleem juba, jah? No ei olnud, aga Gideonide aastamaks on nii väike, et selle maksab iga üks ära. Aga ma isegi ei mäleta, palju see oli? 10? See nüüd on tõusnud. Tõusnud? Nüüd on 100, jah? Ei, see on... See oli... Aga siis ta saab teada selle praegu on vist 37. Jah. 37 eurot, jah. Huvitav, miks see 7 seal lõpus on? No see on kunagi arvutatud. See on mööda minnes see 1-2 euro aastast nagu tuleb juurde. Nii, et midagi hullu, head inimesed teiega ei juhtu, palju raha nad ei taha, need Gideonid. Et miks see aastamaks on sellepärast, et kui sa mäletad, et kõik rahad, mis korjatakse trükkimiseks, läheb täiesti 100% piibliteoks. Jumal on väga kade oma piibliraha peale. Ma võin seda ise, mitte Gideoni tööst, aga oma kogemustes ja mis on ainult 2 korda ma puutsin piiblirahat ja maksin ikka vähemalt 3 korda tagasi. Jumal väga kade selle peale. Organisatsioonid missionid on bankrupti läinud, kui need on kasutanud rahad, mis on annetatud piibli trükkimiseks. Ja läinud muuks. Et see on üks asi, mille pärast, mis Gideonit on õige. Gideonitel ei ole probleeme olnud, eks ole, nagu selliseid jamasid. Neid hoiavad seda ära. Standard on kõrge
jah, no just, et see liikmemaks läheb kogu selle organisatsiooni ja noh, ongi nii, et noh, mis Steven siin tõi näite, et juhtidel oma lennukit ei ole näiteks. Ei, kindlasti mitte ja need noh, näiteks meil tuleb nüüd Tallinnasse järgmine see nädalavahetus tuleb külaline, kes vastutab kogu Kesk-Euroopa Gideonide töö eest, eks, koordineerib seda. Eesti on seal hulgas, eks ju, tuleb meile sellist koolitust tegema ja kogudusi külastama, eks ju, ja ütleme nii, et sellised abilised sageli teevad ka seda enda rahadega, eks ju. Jah, seal on küll nii, et kui tal on lähetus ja nii, siis Gideonide ühing saab seda ka kompenseerida, eks ju. Aga noh, näiteks kui mina lähen Tallinnasse jagama, vahel ju me oleme teinud mujal ka jagamisi, siis me läheme loomulikult enda rahadega, aga noh, see, mis Steven siin näite tõi, et noh, tõesti ühingu poolt, et aeg-ajalt noh, näiteks pärast me 200 saame vist rääkida, et me nüüd see suvi mõnda Saaremaa kirikusse juba tõime, et me tõime suveks neid testamente kirikusse ja panime sinna juurde sellise sildi, et kiriku külastaja, turist nii-öelda, võib siit selle võtta. Nii. Ja noh, ütleme, neid on vaja trükkida ja noh, muid kulusi on ka, eks ju, aga tõesti see, mis me kogube kogudustes, see läheb kõik ainult piibli trükkimiseks. Ja see 37 eurot on siis... See on nüüd muude kulude see nagu igasugused kulusid on ju ikka, jah. No, jah. Ja isegi transpordikulud. Just. Aga lennukiga te ei sõida nagu eralennukiga on ju. Nagu siin on sellised mõned suurte koguduste pastorid sõidavad omal eralennukiga on Ameerikas. Vist nii. Aga need, kes ei kommentaari. No mina ma lihtsalt ei ole näinud seda, aga seda, et Ameerika on tõesti ju suur riik ja mul on olnud ka üks kord elus au osaleda rahvusvahelisel, iga aasta on kokkusaamine Gideonidel. Need on siis Ameerikas, oli Ohios oli kokkusaamine seal osaleda ja noh, seal ikkagi tõesti on ka selliseid Gideone, kes on peaaegu Elon Muski sarnased miljonärid ka, eks ju, ja isegi, jah. No ütleme nii, et Elon Musk vist ei ole, aga sarnaseid on, jah, ja siis... Nad siin väidavad, et Musk on ka kuidagimoodi usklik. No võimalik, jah. Mine sa tea, jah. No vaat, jah, aga jah, nagu ma ütlesin, et see Gideonide liikmemaks, see läheb ühingu töö tegemiseks ja siis piiblite trükkimine ja noh, nagu ma ütlesin, et Eesti tegelikult jagab rohkem piibleid, kui meil kogudustest kokku see korjandus toob, ehk kõik, noh, nagu alase Soome ja Ameerika Ühendriigid ja sellest ühiskassast tuleb ka meie piiblite trükkimiseks. Aga me kunagi ei jää meil jagamata sellepärast, et me ei ole suutnud piiblit trükkida. See on rahvusvaheline töö. Jah. Aga sellepärast me hästi ei ole iseseisvad selles mõttes, sest et ei saa rahastada nagu soomlased. Ja. Aga soomlaste aastamaks on natukene suurem. Nii, kui me hakkame nüüd otsi kokku võtma, mis teil veel südamel on eriti? Sul on mingi suur mapp seal, see on sinu enda oma. Siin olid need piiblid. Ma mõtlesin, et sul on veel mingit värgi. Ei, no tähendab, ma oma telefoninumbri sain ära öelda. Nii, jah, tõesti, meil on see südamel, et vennad, kes tahaksid tulla, võiksid tulla Gideoniks ja noh, tegelikult ka seesama, mis ma ka ütlesin, et kui te näete, et kuskil oleks võimalik neid piibleid paigutada, noh, seesama kas kool või Oota, sõjavägi, olete sõjaväes ka käinud või? Või kaitseväes? See on omaette värk. Kaplanite kaudu. Kaplanite kaudu, jah. Ja kus juures praegu on kaplanid kaotati ära kõik ju Eestis. No, mõni üksik on. Jah. Mitte päris kõik, aga on jah koondatud vist.
et peakaplanid on avastanud oma soovi, et võiks olla laiguliste kaantega sellise, mitte sellise, aga natukene nii et vaenlane õhust ei näe seda, eks ole. natukene õhem ja suurem formaat nagu passi suurus või natukene sellist. Ja neid paluvad, et oleks paremat kaasa, mis oleks veekindel. Isegi. Noh, on igasugused materjalid, aga mitte lähed, aga kaas. Nii et see on teil käimas? Jah, ja meil on mingid rahad annetatud siin Eesti poolt, et võimalikult seda võimaldada. No võt. Et teised uudised on, Saaremaal on, ma ei tea, mitu pastribanketit teil on olnud? Noh, ma ei oska öelda. Noh, ütleme võib-olla 4 või... Ja ma mõtlesin 3-5, just ka niimoodi. Et meil Tallinnas on 17 märtsis tulemas, kui oma lubab selle Tallinn, Harjumaa, Raplamaa piirkonna, vennaskonna. Kokkutulekut siis, jah? Pastori bankett, kus tähendab, et see on Gideoni asi, kus kutsutakse kõik Gideonid sellest piirkonnas ja Gideonid ka, aga pastorid kokku abikaasadega. Isegi nii? Ja siis on piidulik õhtusöök, kus on tutvustus, mis Jumal teeb oma sõna kaudu ja kuidas saab seda koostöö. See tähendab, et pastorid hakkaksid ka jagama, kes need Gideonid üldse on. Noh jah, infot, selles mõttes küll, et seda infot ja et nad teaksid, et mis me teeme. Loomulikult, sest kes ei saa olla Gideon, ongi, kes koguduses on, pastor ei saa olla Gideon aga igasugused vaimulikud töötegijad. Ja vaimulik töötegija ei saa olla Gideon. Ei saa, selge. Aga muidu koguduse töötegija saab muidugi olla Gideon. Mis tähendab muidu kogudus? No selles mõttes, et kui ta on, ma ei tea, kellamees või mis iganes, aga jah, vaimulik, selles mõttes lihtsalt, miks vaimulik... Aga diakonid näiteks? No tegelikult diakonid... Kui tema sissetulek ei ole... Ei, ta kogudusest ei saa sissetulekut. Jah, siis ta saab. Siis saab, jah. See on lihtsalt see prioriteedi küsimus, et me ütleme nii, et vaimulik koguduses, tema töö on veel tähtsam kui meie töö, ehk ta ei pea siis nagu, selles mõttes... Teda ei saa nagu koormata sellise asjadega. Teda ei pea hõivatama, aga tema saab soovitada, kes tema koguduses võiks sobida selleks. Jah, üks küsimus veel, vaata, te pidite tulema siia ühe lätlasega. Me pidime täna siin läti keeles rääkima, aga ei olegi vaja olnud. Tema oli siin selle sama alguse laulu. Tema oli olemas seal, jah? Tema oli seal. Nii et Lätimaal on samamoodi käib see asi. Et teil on nagu siis suhted lätlastega ka? No jah, suhteid on meil lätlastega. Tema küll on sellepärast, et ta käibki kord aastas kõik vennaskonnad läbi Lätis ja Eestis ja mujal ka. Leedus ja... Siis ta on nagu selline koordinaatori moodi tegelane. Ta kontrollis teid üle, eks ole? Piirkonna direktor. Ja temal on Eesti-Läti Leedu. Praegu sai muudatud tema enam ei ole Gruusias, aga ta on Armeenias ja sai Moldaavias Gruusia osa. Selge. Nii et selline laiaulatuslik töö on see ja laia haardega ja inimene mees. Vaata siin mehed peavad need olema, huvitav, miks mehed? Aga peaksid olema sellised, kes teavad, mis soos need on. Jah, sellised, kes teavad oma õiget sugu, et nüüd on juba see probleemiks üle ilma on juba. Et tegelikult 2 küsimusi lihtsalt juurde viia
5 aasta jooksul seda ankeeti. Üks on abielu küsimus. Nii? Ja üks on... Et oled sa... ma ei tea. Oled sa mees? Soo küsimus ei ole. Ma mäletan 2 tükki. Vaata, millised asjad tekivad veel juurde, jah? No, elu on... Pere, mis on pere? Selline küsimus on ka, jah. Seda pidi lisama. Mis on pere ja mis mõttes? Kule, sest tegelikult koguduste sigineb igasuguseid tegelasi juba. Ja siis see, on need sellised küsimused peavad olema, siis see, kuidas kes kvalifitseerib, kahjuks. Aga kõik need küsimused ongi nii olnud läbi aega. Nii, selge. Kõik oleme enam-vähem ära rääkinud. Nüüd me teame, kes on Gideonid ja kui nad kuskile vaikselt tulevad piibli kott seljas, siis me ei lükka neid välja. On ju koolides ja te käite ju kogudustes ka tutvustamas mõnikord. Ja ikka. Jah, ma mäletan siin ka kunagi aastakümneid tagasi on keegi käinud. Jah, kindlasti. Siis tuleb rääkida Gideoni vennatele. Jah, aga nüüd me kutsuda, mille te tulete. Laiale seltskonnale teada, milline salane organisatsioon on siis Gideonid. Et sinna saab kuuluda ja siis see on väga tähtis töö tegelikult, jah, Jumala sõna levik. Minu meelest on üks olulisem asi, mis olla võib selle töö. Sest et see on tõde. Oli üks tunnistus. Nii? Oli üks noormees, kes istus ukse juurde, sest ta tahtis selles klassis jõuda esimesena lõuna. Esimeses järjekorras, et saad lõunasööki. Ja Gideoni mees, kes oli relvatud, tuli tema selle ukse sisse, täis varustusega relvatud Gideoni mees. Ja ta oli väga palju mõõki. Ja tuli ukse sisse ja see poiss oli seal samas, ütles, et see on tõde ja andsi talle. Ja tuli, ma ei mäleta, mis riigis see oli, aga tuli mingi delegatsiooni ja kutsus neid Gideonit ära, ainult selle poissi sai. Nii oli, jah. Ja see oli talle päästeks. No võt. See jäi talle kõlama, see on tõde ja aastaid hiljem, siis kui ta vaja oli. Et see on piltlikud, mitte piltlikust, nii on, aga kes annab seda tõde edasi? Need, kes on sinu piirkonnas elavad. Ja need, kes on need piirkonnad, mis Mulgimaal üldiselt Valgamaal, sugavam seal Lõuna-Eestis, Võrumaal ja selle terve piirkonna Paide, Rakvere, nii? Kesk-Eesti, Järvamaa. Need on kõik sisuliselt kaotamata. Katmata, jah. Ongi nii, jah. Neid maakondi, kus meil ei ole seda oma vennaskonda, on, eks ju, peaaegu pooled, enam-vähem. Ja seal oleks muidugi väga tänuväärne, kui ka seal õnnestuks vennaskond kokku kasvõi vist on nii, et kas 4 peab olema? 7. No jah, aga ütleme nii, et 6 on ametlik, aga minu number on 7. Jah, okei. Et 7 venda peaks kokku saama, aga ütleme niiviisi, et esialgu meil oli Saaremaal ka ikkagi kohe 7, kui me kokku saime, aga kui teid on seal ka 4, eks ju, siis te saate kokku ikka saada ja te saate esialgu olla mõne teise vennaskonna liikmed ja teha oma vennaskonna, kui teid on 7, nagu Steven ka ütleb, jah. Nii et aga seda informatsiooni praegu kuskil ei ole, näiteks, et kui ma olen Järvamaal või kus iganes on ju, mõtlen selle Gideoni värgi peale, vaatasin siit Pildiraadiost seda saadet ka, et tahaks ka nagu midagi, aga sul ei ole infot selle kohta, et kas meie piirkonnas üldse on midagi? Tegelikult
sellel lehel, mida sa näitasin. Seal on need, kus on. Ongi või? Ja seal on üks väike loetelu, seal on need Saaremaa ja Tallinn ja on kus või? on, jah. Ma näitan, nii, kus siin on see koht? Veri veel natuke edasi, ma arvan. Nii. No vaata, seal on, näed, on Tallinn, Kohtla-Järve, Sillamäe, Tartu, Pärnu, Kuressaare ja Haapsalu on kirjas, kus meid need on olemas, jah. Ja mujal ei ole. Vist uut gruppi. 8 tükki on. Jah, 8. Kus see oli siin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on siin praegu. Nojah, ütleme nii, et ilmselt on üks puudu. Siis keegi puudub. Kuskil on tekkinud veel, aga... Kui sa oma piirkonnas vaatad, et meie värki polegi veel. Jah, siis on alati siis saab kohe võtta selles Stevenile kirjutada, et me tuleks kokku. Või helistada talle. Ja Steven räägib isegi eesti keelt, vaata. Nagu me kuulsime. Just. Inglise keeles ta oskab ka natukene, on ju. Ja see number on 190 siin, 190 riikides. See on 200 riikides. Ja maad. Aga see piiblite number, mis kasvab kogu aeg, see on nüüd üle 2 miljardi. 2,5 kasvavad, jah. No ikka, kogu aeg jagatakse rohkem juurde, eks. Et seda iga päev ei uuendata. Aga sealt leiab ja saab vaadata ja ühendust võtta, see on. Nii, väga hea. Sellega me oleme siis kogu info edasi andnud, eks ole, üldiselt. Nii et suur tänu Jaanis Prii ja Steven Blauers. Stevenil on sükene oma bänd isegi olemas, kes teavad, suur perekond ja suur koor või bänd käivad esinemas igal pool. Nii et kuulsad tegelased meil täna siin stuudios ka. Nii et aitäh teile tulemast ja võib-olla kunagi jälle kohtume. Aitäh kutsumast, jah. Ja